No kellega ma peaksin rääkima? Ma ei ole juba nädal aega magada saanud. Ma tahan oma majas lõpuks vaikust ja rahu saada. Hommikuti käib maja seina taga ja aknaplekkidel selline koputamine, nagu oleks kõik naabrid korraga külla tulnud. See on suur kirjurähn. Au! Minu ämm ütleb, et selline koputamine head küll ei tähenda. No nii tõsiselt vanarahva tarkusesse suhtuda ei maksaks. Tegelikult kuulutavad rähnid pesitsusajal oma trummeldamisega oma territooriumi. Mida kaugemale kostab, seda parem. Ta lõhub mul maja ära. Nad otsivad puidukahjureid. Kuule, mul on uus maja. Ainus kahjur siin majas on ämm. Kuigi tegelikult musträhn võib toiduotsinguil isegi suurema kännu pilbasteks teha. Kännu? Oota, kus need kännud mul siin olidki? Rähniuurija Priit Voolaid teeb Otepää looduspargis kevadist rähniseiret. Enamiku rähniliikide arvukus tõuseb. Teise kaitsekategooria liik, majesteetlik valgeselg kirjurähn, vajab toiduks surnud puidus elavaid putukaid. Mida rohkem on majandamata metsa, seda parem lindudele. Mida liigirikkam mets, seda rohkem kohtab seal erinevaid rähniliike. Eestis pole rähnide elupaikade jaoks eraldi kaitsealasid moodustatud. Küll aga näitab seire, et 10% lindudest elab kaitsealadel. Kõik rähnid peale arvukate suurkirjurähnide on kaitse all. Ühtepidi saab nende kaitset korraldada üleüldisema metsapoliitika kaudu, et oleksid meil maastikus pidevalt olemas ka sellised vanemad metsad, metsade vanuseline mitmekesisus ja teistpidi on jällegi mitmed kaitsealad, mis peaksid hoidma nende rähnide arvukuse sellisel normaalsel tasemel. Rähnid on pikaealised. Vanad linnud ei vaja elus püsimiseks kuigi palju toitu, kuid halbades tingimustes ei hakka nad pesitsema. Rähne peetakse metsasanitarideks. Nende pesaõõnsusi aga kasutavad ka teised liigid. Värvulised, putukad, nahkhiired ja isegi karvasjalgkakk.